Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna kaljukitsedele. Täna laon sõnumite saamiseks keldi risti. Esmalt laon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võtta kaasa ainult see, millest sa ennast ära tunned ja jätta teised sõnumid teistele või oma aega ootama. Nii. Aga vaatame kaljukitsed selle lugemise siis praegust peamist energiat, et millest see lugemine lähtub ja mõjutaja ka kohe kõrvale siis. Nii, ja peamiseks on mõõkade 8. Nii hästi, vaatame. Mõjutajaks on karikate 7. Alateadvuse energia on kuukaart. Nii, möödunu, mis mõjutab seda situatsiooni, on vähienergiakaart, kaarikute kaart, mingisugune teekond. Nüüd teadvuse energia, et mida ma tean. Sõnnienergiakaart paavst on siin. Nüüd lähitulevik, mis kaljukitse mõjutab, karikate kuningas. Hästi, kuidas sa ennast tunned? Maagikaart. Keskkonnamõjud, vaatame, välised mõjutajad, karikate poiss, mõni nõuanne või hoiatus, tugevuse kaart ja potentsiaalne tulemus, karikate rüütel. Nii, väga hästi. Võtan kohe teise kaardipaki siia abiks selgituste andmisel, aga peamine teema on mõõkade 8. Ja mõõkade 8 näitab mingisugust situatsiooni, mille osas on selline natukene lõksustunne, kus ma ei näe, kuidas seda olukorda lahendada. Siin võib olla, et ma olen teadmatuses, siin võib olla, et kuidagi sellised negatiivsed mõtted võivad mingi situatsiooni osas mind nagu haarata. Sellised teadmatuse küsimused minu sees. Miks see olukord selline on, millal see möödub, mis sellest saab, mis iganes miksid või kassid või kussid sulle on, et kuidagi olen kaotanud justkui millegi osas jalgealuse, et ma ei tea, kuidas sellest välja saada. Ja see võib otseselt olla just kaljukitse enda jaoks suur probleem või kuidagi tema näeb seda või tajub seda eriti kuidagi teravalt või otse, et selline tunne, et see on jah minule, et kuidagi mina ise saan siit ainult välja tulla või kuidagi ma ei tunne, et teised kõik võib-olla näevad seda samamoodi, nagu mina seda näen või tajun või tunnen, et justkui midagi, mille osas on minul hästi palju küsimusi, hästi palju teadmatust ja võib-olla see paneb mind kuidagi, teeb mind võib-olla natuke ärevaks ja kuidagi ettevaatlikuks ja mul on nagu mõtted, mis mind nagu jälle ma mõtlen sellest, et kuidagi mingi situatsioon, mille osas mul ei ole nagu selgust ja see võib-olla natukene hirmutab mind või muudab mind kuidagi ärevaks, sest ma ei tea midagi või ma ei saa suhelda millegi osas või mul puuduvad vastused. Ja väljakutse või selline mõjutaja siin kõrval on ka teadmatus, sest siin on karikate 7. Mis ongi see, mis seda tekitab minus. Siin on millega osas mul ei ole justkui selgust ja siis see paneb mind kuidagi niimoodi lõksu. Et ma ei tea, kuidas siit välja saada, mis selle situatsiooniga ette võtta, sest ei ole nagu sellist selgust, selget sihti. Karikate 7 puhul on ka selline, et ma võin ju unistada ja loota ja sellised lootuste energia, aga kuidagi selline reaalsus on nagu kadunud millega osas, et täpselt reaalsed kindlad sammud. Et justkui mingi situatsioon, kus võib minna nii ja nii, et nagu palju erinevaid radasi ja erinevaid, et mis sellest saab, kuidagi teeb mind ärevaks, sest mul ei ole nagu kindlat, et nagu asjad võivad muutuda hästi erinevates suunades. Et ainult selline natuke segaduses olemise energia ja nagu väliselt tuleb seda segadust peale veel, et ei ole nagu kõik hästi klaar, hästi selge, kuidas hästi siht, vaid millega osas on justkui selline segadus ja see teeb mind selle võrra ärevamaks või paneb mind kuidagi muretsema. Rohkem, saavad huvitav, sest see näitab sellist potentsiaali minu sees, et ma ikkagi millega osas tahaksin väga sellist hästi kirglik energiasäde minu sees.
mingisugune kirg. Ma tahan midagi ellu viia. Nagu selline tuhast tõusmise energia on ju. Et nagu väljapääsu otsimise energia, et ma otsin väljapääsu, mul on vaja millegi osas selgust, võib-olla isegi päris reaalne tegu on siin taga tulemas selles osas ja ma olen valmis seda, ma nagu otsin seda parimat viisi, parimat lahendust, et millegi osas ma tahan saada väga kindlat, selget osa, sest midagi teeb mind ärevaks, seal on midagi, mida kas mulle ei näidata, ma ei tea või ma veel lihtsalt, mul puudub info, et hästi selline segane energia on. Et justkui väliselt ka tuleb pigem sellist segadust, segast infot peale. Aga ma otsin väga lahendust, sest sauatäss on hästi selline, et minu sees on ideed, plaanid, ma olen valmis nagu reaalset sammu astuma, et see olukord lahendada. Nagu ma olen inspireeritud ja entusiastlik tegelikult. Et kuigi ma ei näe ja kuigi ma nagu tunnen, et ma olen nagu natuke puntras või lõksus ja võib-olla ka, et see negatiivsed mõtted või hästi palju küsimusi on, aga minu sees on see potentsiaal leida vastus ja teha nagu reaalne samm, teha reaalne lahendus millelegi. Et ma olen nagu valmis väga tegutsema selle nimel, et see asi saaks lahendatud. Ma lihtsalt nagu ei tea veel täpselt, kuhu see viib või mis seal taga on. Nüüd südames on ka kuukaart, mis näitab minu jaoks ka hirmu. Ja kuu on natukene selline energia, kus vahel ma südames tunnen, et mind pannaksegi kuidagi nagu silmitsi enda hirmudega, et midagi, mida ma võib-olla pisut pelgan. Siin on selline tajuenergia hästi tugevalt ja südames siin alateadvuses on ka see ebakindlus mingi situatsiooni osas, mingi teekonna osas, et ma ei näe, kuhu see täpselt viib. Vahel midagi on raske mõista, kas mind ei mõisteta või mina ei mõista seda situatsiooni, et mul on ka siin tunne, et sellist segadust ja mõistmatus on selline tunne, nagu minu eest oleks nagu osa infot varjus või mulle tundub, et midagi varjatakse, sest ma ei mõista. Et mitte võib-olla teadlikud. Kuu loob plokid, nagu mul on millegi ees, et ma ei näe, jah. Et ma pean, kuu muidugi südames või see alateadus on see, et ma proovin usaldada ennast, enda tajusi, enda intuitsiooni, et kuidas mina tunnetan. Seesama kaart on siin. Mõõkade 8 on midagi, mille osas ma olen lõksus ja ma natuke kardan seda. Et mul on selline hirmu energia siin. Et ma tahaks, et see väljapääs tuleks ja see puudutab otseselt kaljukitse, et ma olen selle osas stressis või selle osas ärev, sellepärast, et mul ei ole selget vastust millegi osas või selget teadmist, kuhu see viib. Siin on keegi, kes on kuidagi ma mõtlen seda enda sees hästi palju. Et justkui see on eriti teravik on kuidagi minu peale suunatud. Et mina näen seda eriti tugevalt või tajun seda eriti tugevalt. Justkui mina pean siit välja saama, et selline situatsioon või mina pean selle vastuse leidma või kuidagi, kuidas edasi. Siin on midagi, mille osas ma muretsen, võib-olla kardan, et mul on natukene sellist hirmuenergiat on siin tunda, sest puudub selgus. Nüüd möödunu, mis mõjutab, et siin on nagu otsus vastu võetud võib-olla kuidagi edasi liikuda, mingi teekond ette võtta, et siin on lähiminevikus. Ja et justkui võtan härjal sarvist ja juhin seda. Et minu jaoks kaarikute kaart on teekonnakaart, kus ma sean mingi sihi ja tahan sinna jõuda. Sest ma soovin midagi enamat. Ma soovin millegi osas edukalt kohale jõuda. Ma kaarik alati valib ise tempo, aga ma pean seda situatsiooni juhtima. Ma haaran härjal sarvist, nagu seda kaarikut tuleb juhtida. Et võib-olla otsuseid teha. See on teekond, kus on natuke selliseid õppetunde ja takistusi ja ma olen sellega arvestanud. Et ei ole alati ainult selline, et kaarik liigub alla mäge ja hästi lihtsasti ja vups, ma olen seal eesmärgi juures. Vaid just kui ma juba minevikus tean, et kui ma selle sammu astun, siis ma pean võib-olla aeg-ajalt võib-olla jah, et seda suunda hoida sellel sihil. Et ma tean, et seal on asju, mis kuidagi nagu õppetunnid on ju, et sellel teekonnal on õppetunde, et see pole nagu jah, selline sujuv tee, et seal on ka vajalik midagi
võib-olla mingisuguseid otsuseid teha kuidagi, siin on nagu justkui kaarikut tahetakse ühes suunas ja teises suunas veeta ja aeg-ajalt võib-olla seisab midagi paigal, et need asjad ei edene nii. Aga seal on, ma pean seda suunama ja ma pean seda juhtima ja otsuseid tegema siin, et seda kaarikut on vaja juhtida. Aga see on hea energia, et ma võtan midagi ette selleks, et saavutada millegi osas eesmärk. Ja ma tean, et see on teekond, aga ma olen võtnud selle otsuse. See on siin ka tunda. Hästi sarnased kaardid jooksevad teise pakiga kogu aeg välja, on ju. See on olnud, ma olen sellel teel, aga siin on juba minevikus mingisugust segadust. Et neid otsuseid on raske teha või on jällegi raske näha. Just kui minu unistuse on kõik väga lihtne ja fantaasiatest on kõik väga lihtne, aga reaalsusesse viia neid asju on keeruline. Just kui ma ei saa näiteks kõike ja kohe, ma pean valima mingi kindlama ja kitsama suuna endale, et kuidagi selline energia, et mingi segadus, aga ma olen juba minevikus teinud ikkagi mingi otsuse, et see tee tuleb ära teha, et see samm tuleb ära astuda. Ja ma tean, et see ju kuidagi ei ole nii lihtne, vaid ma pean nagu tööd selle nimel tegema, et need asjad saaksid tehtud. Et ei ole väga sirge ja selge teekond. Nüüd teadvuse energia, paavsti energia kaart on pühendumine minu jaoks ja selline oma raja leidmine, oma tee leidmise energia. Paavst on hästi ka selline andestav kaart minu jaoks, tõe otsimise energia. Meie õppetunnid elus, et ma justkui tean, seal on sellist uskumust, pärilikkust, teadmist, tarkust on ja hästi tark kaart. Seal on traditsioonid, et nii on ju kogu aeg olnud, ma tahan mingisuguseid kindluseid. Võib olla ka, et ma kellegi targa nõu, vahel on sellist tunnet, et keegi selline mõjuvõimas inimene või mõjuvõimas õppetund, et ma õpin siit väga palju ja ma tean, et see on minu tee ja ma kogen ja õpin. See on ka energia, kus ma pean millessegi usu taastama, et ma pean endale sisendama, et kõik läheb hästi ja tekima taas selline usu ja uskumuse energia. Siin on ka millegi mõistmise energia vahel, et aha, ma tean täpselt, et ma mõistan, aha, see on minu tee. Selline oma tee leidmise energia. Vahel on ka selline andestav, et paavst on andestav ka, et andestan, aga kuidagi olen nagu paavst on selline, kes ma annan teile teie patud andeks, aga ma olen ise tegelikult kuidagi kõrgemal positsioonil, et lihtsalt võtan, et see on inimlik, et kõik eksivad, et selline energia, et vahel veavad inimesed meid alt selline, aga ma säilitan nagu inimlikkuse, et ma proovin mõista, olen nagu teistele vastutulelik, olen mõistev, olen avatud erinevatele arusaamadele, kuigi see võib-olla ei ühti minu teadmisega, et hästi selline pühendumise energia. Tugev tarkus. Ja siin on ikka see, need mõõgad jooksevad siia sisse millegi osas, mis teeb mind tegelikult murelikuks ja ärevaks. Ei lase mul natukene neid mõtteid lahti, et tekitab seda, et ikkagi see tugev ärevus on siin sees. Natuke isegi depressiooni energia, et ei lase mul rahus magada ja olla, et sellised mõtted vallutavad mind. Kuigi ma proovin teadlikult, et kõik on, ma proovin ennast nagu rahustada, et see on minu tee, ma lähen, ma teen targad otsused, ma teen targad valikud, aga minu sees on midagi, mis teeb ärevaks. Seekord on sellel lugemisel kaljukitsele on mingi stressikoht, midagi, mille osas on kas teadmatus ja see paneb mind muudkui sellele jälle mõtlema, kuidas. Mis saab, et selline energia justkui mul ei ole millegi osas päris selgust. Ja ma nagu muretsen, olen stressis ärev selle pärast. Et justkui sellest, et see ei ole kuidagi lihtne ja see on mind natuke hirmutama. Tajun sellist hirmutamist. Kuigi ma siit näen, et läheb nagu ladvusemad asjad, et justkui see situatsioon on lihtsalt selline keeruline minu jaoks ja mõista seda on raske. Nüüd lähitulevik on karikate kuningas ja see on minu armastuse kuningas, kus keegi, kes suudab väga hästi oma tundeid, oma emotsioone talitseda,
kontrolli all hoida, hästi avatud, siiras, armastav süda on siin hästi selline ja juhindub ka oma südamest, et ilus energia. See on ka võime igasuguseid ootamatuid, ärevaid olukordi, mida siin on tajuda, kuidagi rahulikult ja hästi mõistlikult nagu vastu võtta, ära kuulata ja lahendus leida tegelikult. Et kuidagi hästi selline vajadus leida rahulik keskkond, soov võib-olla ka neid mõtteid ja tundeid esmalt settida lasta, et ma võtan need kõik, lasen läbi hästi rahulikult. Sest see karikate kuningas pakub tegelikult sellist soojust ja pühendumist ja tarkust ja samas on siin selline ustavus ja järjekindlus, et hästi lahke ja toetav ja südamlik energia, hästi diplomaatiline, et see on minu rahusadam, et selline energia, kui siin on hästi palju ärevust, siis siin nagu siin lähitulevikus on selline tõesti nagu rahu leidmine. Müntide viis, müntide viis on selline keeruline energia, kus on kas materiaalne nagu vaesuse energia on ju, või töötuse energia, et materiaalses mõttes puudutab, et tunnen ennast halvasti või siis on tervise mõttes või näiteks suhtes kuidagi tunnen ennast kõrvalejäetuna, et sellised energiad, aga karikate kuningas toob sellise rahu selle osas, et toob sellise toetuse, toob sellise mõistmise, et see ei häiri mind niimoodi, et ma leian siit, ma juhindun hoopis teistest, et ma ei võta seda märtri rolli justkui, et ma ei ole selline selles hetkes, kus ma nagu, ma ei tea, peidan pea liiva alla ja olen nagu selline haletsen ennast, et pigem ma võtan väga diplomaatiliselt, mõistlikult, rahulikult, et mingi situatsiooni osas, mille osas ma olen tundnud pigem, et ma olen eraldatud või kõrvale jäetud või et see võib puudutada jah, et minu materiaalset seisu, minu tervist või kuidagi püsisuhete mõttes, et olen tundnud ennast halvasti või tasakaalust väljas või nagu ebaturvaliselt, siis siin on selline mingi rahu tuleb. Mingi hea selline rahulik energia, see võib olla keegi, kes mulle selle rahu toob justkui hästi diplomaatiline, lahke, mõistev energia, mis mind maha tõmbab nagu. Aga võib ka olla, et ma lihtsalt tunnengi, et ma juhindun sellest, et see lööb üle nagu selle mureosa, mis siin müntide viiega võib-olla on olnud eelnevalt. Ja see tekitab minus sellise uue energia, sellepärast, et kuidas sa ennast tunned, positsioonil on meil maagikaart, mis näitab, et kõik uued algused, siin on see sau nii toredasti, mis siin juba tegelikult see potentsiaal, mis minus on. Kuidas tekib see uus algus, number 1 kaart on ju, uus teekond, uus võimalus, mul on uued ideed, tulvab minusse sellist energiat ja maag on tahtejõu kaart, sellise power'iga kaart, kes ütleb, et muidugi ma saan hakkama, jah, ma teen selle ära, selline jah, hästi tugev jah kaart on ju, see on manifesteerimise energia, et kõik, mida ma tahan, sean oma fookuse, valin oma vahendid ja kõik on võimalik. Et kasutan ära kõik olemasolevad ressursid, et saavutada midagi, et minus on selline energia, et hästi hea paranemise energia, millegile keskendumise energia, millegi alustamiseks väga hea energia, maagiline, seal on selline säde sees sellest tegutsemine, nagu maag kutsub tegutsema ja ma olen valmis, jah, ma astun selle sammu, jah, minus on kõik olemas ja maag ütleb alati, tee ära. Et astu see julge samm, et ära otsi vabandusi mitte teha, vaid maag ütleb tee. Et nüüd on selline maagiline aeg. Kui on tervisega, siis siin on selline tervenemine, siin on oma sihi leidmine. Hästi taastuv energia, tähekaart, väga ilus energia ja täht on selline, kus oota imesid ja tema peamine sõnum on selline imede energia. Et tähega tunnen alati, ta on selline habras küll, hästi selline õrnakene, et aga kuidagi mõistmine ja optimism tekib, selline
siht tekib, et ma näen, kuhu ma tahan jõuda, ma näen juba, et usk tekib, et kui siin oli ka, et see usu taastamine, siis siin on selline usk, lootus, tervenemine on ju, et leian oma suuna, näitab ka soovide täitumist, et selline soovi, selline väga kosutav energia. Et justkui see, et mina ise taastun ja kosutan ennast ja seeläbi ka minu keskkond või minu lähedased tajuvad seda, sest ma hoolin või kuidagi see kandub sinna ka. Et täht on ju siin ka, et valab seda vett nii nagu endale ja kui keskkonnale, et ümbritsevale ka. Et hästi selline minu hingetee, selline natukene rahu toov energia, kus on selline meelerahu ja lootus siin hästi tugevalt. Nii, huvitav mulle kohe praegu plakstigi lõid tuled kuidagi. Läks üks pirn läbi. Aga järgmiseks on siin keskkonnamõjud ja keskkonnamõju positsioonil on siin karikate poiss ja minu jaoks on ka selline nagu tärkav kevad, mis praegu on ju, et karikate poiss on hästi energia, kus maailm on täis üllatusi ja sellist, ma olen põnevil, selline elevus on nagu mind ümbritseb selline elevus, avastamisrõõm, hästi rõõmus, see on hästi selline lapselik energia, naiivne energia, et kus asju nähakse läbi roosade prillide nagu, aga samas see on selline siiras, süütu, selline uudishimu, justkui mind ümbritseb avastamisrõõm hästi, tahaks seda, et kogeda ja seda selline, no see on vahel selline esimese armastuse energiatunne, et selline entusiasm tekib ja lummatud olemise energia, et sellised üllatused ja uudishimu ja et justkui selline väikesed rõõmud on siin ümber minu, selline avastamisrõõm, kogemise rõõm on siin. Tahan, et sul oleks rõõmus olla. Jälle selline tervenemise ja pausi energia nagu ootus. Et ma olen seda oodanud, justkui keskkond või selline välised mõjutajad on ka millega osas nagu olnud ootel sinuga seoses. Siin on natuke selline tervenemise energia milleskist, taastumise energia milleskist. Ja nagu väline mõjutaja tahaks ka sind rõõmustada, tahaks, et sinust tekiks sellist uut, nagu jah, sulle rõõmu pakkuda, väikesed rõõmud. Et sul tore oleks, et siin on nagu millegi osas võib-olla olnud pause või vaikust, nüüd ma tahaksin tegutseda. Aga toetav energia, puhkuste energia ka, väga hea enda laadimise energia, et ma tahan, et sul oleks hea energia. Et sul oleks tore ja vahva, et siin võib olla ka mingi aeg tõesti sellist rahulikku, nagu tahetakse pakkuda sulle sellist rahulikku keskkonda. Nüüd nõuande või hoiatuse positsioonil on tugevuse kaart, lõvi energia kaart ja see on nõuanne selle situatsiooni jaoks, nüüd mul läks tuli põlema, selle situatsiooni jaoks on antud sulle jõudu. Et isegi kui sa tunned, et ma ei jaksa või see on väga, need asjad on võib-olla väga palju veninud, siis siin on situatsioon, kus mulle on antud tegelikult jõud selle olukorraga toime tulemiseks. Et see on selline nõuande positsioon, et tea, et sul on see jõud olemas. Tugevus on takistustega toime tulemise energia, väljakutsetele püstipäi vastu minemise energia ja energia, kus ma nagu ei lase oma tunnetel väga, et ära võimust võtta lase, et kontrollib oma emotsioone hästi. Aga siin ei ole sellist sundi, hästi hea energia, kus ma tulen toime, ma ei näita kõiki oma hirme välja tõenäoliselt, et siin on natuke, ma tunnen seda hirmu energiat, et ma proovin nagu väliselt väga rahulik olla. Sauade kuningas on siin, see on nõuande positsioon, seega ütleb, et sa saad hakkama, sa oled tugev, siin on hästi selline tegus energia, kus võetakse risk ja tehakse ära ja see risk tasub ennast ära, sest sul on jõud, see on hästi hea sotsiaalne energia. Ma suudan kaasata inimesi, ma suudan kuidagi teha koostööd, oma mõtteid hästi väljendada, oma ideid hästi väljendada, minuga tullakse nagu kaasa
ja selline energia, kus minus on nagu selline võim ja võimekus ja ma saan hakkama, et energia, kus mind mõistetakse, see on nõuande koht, justkui sul on piisavalt jõudu ja sinus on nagu, sa suudad kaasata, et sa suudad ennast väljendada, hästi selline hea kontakte luua, hea koostöös saavutada, väga hea koostööenergia on Sauade kuningas. Justkui ühiselt leitakse parem lahendus ja just see, et sulle on antud see tugevus tegelikult toime tulla selle situatsiooniga väga väärikalt. Et ära lepi vähemaga, vaid siin on justkui ka ego on siin mängus, ma tahan maksimumi. Et siin on võimalik see maksimum ka saada. Et see riski võtmise koht on siin. Nagu väga julgelt ja püsti minemine, kuigi lõvi puhul on alati, või selle tugevuse jõukaardiga on alati see, et ma väliselt näitan välja, et ma olen maru rahulik, ma olen maru tugev, mul on kõik kontrolli all, sisemiselt ei pruugi see üldse nii olla, aga see väline kuvand nagu tekitab selle tunde, et kõik on kontrolli all. Nüüd potentsiaalne tulemus on karikate rüütel ja karikate rüütel on hästi selline, võib näidata mingisugust väga head, positiivset, rõõmsat sõnumit ja see võib näidata empaatilist enda tunnetest teadlikku inimest, on ju, kes tajub väga lihtsalt teiste emotsioone, aga siin kuulatakse kindlasti seda südame häält, mitte mõistuse häält ja ongi selline energia, parem ma elan oma unistustes kui hirmus ja siin on mingisugune võimalus, mingisugune pakkumine ja mul jääb selline tunne, et äkki see on liiga hea tõsi olla lausa, et selline kahtlus tekib, kuidas nüüd nii hästi, et kogu aeg oli siin midagi nii halvasti ja siin on nüüd nii hästi. Et millegi osas selline energia, aga et kui ma seda vastu ei võta justkui, kui ma seda, siis ma võin sellest ilma jääda, et tekib selline tunne. Kuidagi asjad selle karikate rüütliga nagu tunne, et asjad läksid palju lihtsamini ja palju paremini, kui ma julgesin loota, et selline energia minu jaoks siin. Karikate kuus. Karikate kuus ka siia kõrvale, et see on selline, et karikate kuus on minevikul minna laskmine, on ju, ja hästi nostalgiline rõõmus energia. Ja vahel puudutab lapsi, kodu, vanemaid, lapsepõlvekodu. Aga see karikate kuus on minu jaoks energia, kus kuidagi meenutan ja kuidagi tekivad head mälestused siin. Siin on midagi, mis jääb minuga. Et see kogemus jääb minuga. Et need on hetked, mida ma hiljem meenutan ja sooja südamega. Et siin on mingisugused nostalgilised energiat, sellised armsad, õrnad energiat, mis loovad mulle mälestused praegu. Et siin on midagi, tulemus on midagi, mida ma meenutan hiljem ka hea sõnaga ja hea mõttega. Aga sellised sõnumid kaljukitsed teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid!